Meile tuleb siis lavale üks sära müügiekspert, kes omab 20 aastat, 20 aasta pikkust kogemust teeninduse ja juveeli valdkonnas. See on äge. Oma kirega tehtud töö eest on ta saanud ka mitmekordselt erinevaid auhindu nagu parima teeninduse koht ja parim pood. Tule, Katrin. On suur au olla siin teie ees. Ja täna ma räägin, kuidas saada parimaks poeks. Kui ma alles väike tüdruk olin, siis kõige põnevam päev oli see, kui ma sain emaga minna linna külla minu tädile Tartusse. Üks maja enne minu tädi kodu asus üks kollane müügikiosk, kus ma alati nõudsin jälgimist. Ja seda me läksime pärast maasikamoosiga tädi juurde sööma. Kui ema ja tädi olid kööki jutustama jäänud, siis ootas mind ees väga põnev hetk. Ma hiilisin tädi magamistuppa ja seal ees ootas mind pruuni värvi väänispuidust ehtelaegas. Ja kui selle lahti teha, see oli sees tumesinise sametiga kaetud. Ja täis ehteid, just nii nagu sultan ette tuuakse multifilmis, kasti täis kulda ja kalliskile. Kõige rohkem meeldis mulle selleks ehe, mis oli kaelakii üleni kivikestega ja mandlikuulise ripatsiga. Mina tädi kandis seda kaelas, aga mina eelistasin seda panna vähe inspireerituna Idamaade multifilmidest. Ma unistasin ja mängisin seal, kuni mu vahele jäin ja pidin need tagasi panema. Ühel hetkel, kui ma olin jõudnud juveelipoodi tööle, ma sain aru, see on nii õige koht minu jaoks. Mu lapsepõlve ehtarvustus tuli mulle meelde. Ja ma isegi arvanud, et müügitöö võiks olla üldse minu jaoks, sest kooli suvevaheaegadel käisin ma tööl väikeses toidupoes, kus tuli lõigata 200 grammi vorsti ja pakkida lahtist eelingat. Ja ma võin öelda, see on üldse minu teema. Ma olen selles valdkonnas täna ma saan öelda, jah, ma olen leidnud oma valdkonna. See on nii vaev mu jaoks ja nii loomulik siiani. See on imeline töö. Ja täna ma tahan jagada sinuga neid nippe, mis mind siin hoiab ja mis on olnud minu edu valemiks. Kõige tähtsam osa minu jaoks päevast on iseenda valmispanek ehk häälestus. On hommiku inimesed ja on õhtu inimesed. Ja mina olen kindlasti varajase hommiku inimene. Osudele meeldib scrollida telefonis, teised loevad hommikul ajalehte. Siis mina kasutan muusikat, sest muusika aitab mul ärgata. Ma tunnen, kuidas mu sisemine vibratsioon tõuseb, kus see laeb mind energiaga ja annab mu päevale noodi. Selleks hetkeks, kui ma olen jõudnud kauplusesse, ma tunnen, ma olen ärganud, ma olen positiivne, ma olen valmis tegutsema. Oma tiimis ma nägin sama hommiku inimesed, õhtu inimesed. Ja need, kellele raskem ärgata, need võtsid energiat maha nendelt, kes olid juba ärgvel. Ja ma mõtlesin, mida ma saaks teha? Kui ühel hommikul ma ärkasin ülesse ja mõtlesin, kui muusika aitab mind, äkki see aitab ka minu tiimi. Sellest päevast peale mängin meil hommikul kaupluses muusika. Päris kõvasti. Igaüks saab soovida oma laulu. Ja ma näen, kuidas see energiatase tõuseb. Selleks hetkeks, kui kaupleb lahti, on poes vaikus. Aga sisemine muusika mängib edasi. Seega häälestus on minu jaoks number 1. Teine oluline taipamine. Minu jaoks väga oluline olla füüsiliselt ja vaimselt kohal. Sest tihti on nii, et inimesed on füüsiliselt tööl, aga siis on nad mõtetega kodus. Ja kui nad on füüsiliselt kodus, on nad mõtetega tööl. Ja me mõtlesime tiimiga koos, et mida me saaksime teha. Kui me leppisime sellise toreda mõttekaupu, et hommikul, enne kui sa jõuad kauplusesse, siis metafooriliselt sa paned need kodumõtted hästi kõrgele riiulile, et sa saaksid olla siin ja praegu. Ja see siin ja praegu on oluline just sellepärast, et ühel päeval
kui väljas oli -25 kraadi ja pool oli ka jahe. Tuli üks härrasmees soonimütsi ja kepiga. Ise juba veidikene küürus. Tal oli seljas mantel ja kaaslaspäevine portfell. Ja ta tuli ütles mulle, ma tahan osta oma prouale sõrmust, sest neil tähtub 70 aastapäeva. Ja me hakkasime härraga valima neid ilusaid sõrmuste, milline siis on see õige, kuni talle jäi silma ühe punase kiviga sõrmus rubiniga. Ta ütles, ma võtan selle, sest see on armastuse värvi. Ja selleks, et oma valimus kindel olla, tuli tema juurde veel tema tütretütar ja mitu järeltulevat põlve. Nad kõik koos valisid selle armsale prouale kingitust. Ja kui otsus oli 100% kindel, härra palus selle panna südamekujulisse kaimi. Ehk siis tõeline armastus on olemas. Kui sa oled siin ja praegu, siis sul on au osa saada sellistest ilusatest lugudest. Ja kolmandaks, eesmärk. Jah, ma olen ambitsioonikas. Kui mul on eesmärk, siis ma teen kõik selle nimel, et jõuda selleni, mis on minu eesmärk. Kui ma võtsin Ülemiste Goldemi kaupluse juhtimise, siis ma otsustasin, et ma teen sellest parima käibega ja parima kliendi kogemusega kaupluse. Ja lisaks tahan ma võita keskuse parim pood auhinda. Eesmärk, häälestus, kohalolu. Need olid asjad, mis liitsid meid tiimiga kokku. Ja me hakkasime selle eesmärgi poole liikuma. Kõik meil läks hästi. See on selline pikk võistlus, mis kestab 12 kuud, kus on väga palju erinevaid kategooriaid, mida tuleb täita. Ja käes oli kuskil novembrikuu keskpaik, kui tuli siis see viga. Ma olin delegeerinud ühe ülesanne konsultandile, mind ennast ei olnud põles ja ta jättis selle tegemata. Kui ma sellest kuulsin, siis mul oli selline tunne. Kogu võidu võimaluse šanss kukkus kuhugi Grand Canyoni põhja. Mul ei olnud mitte mingit lootust enam. 2 päeva protsessisin seda ette sees päris tugevalt. Ma ei söönud eriti, ma ei joonud, ma ei tahtnud üldse kellegiga rääkida. Kui mõtlesin ise endale, võta ennast kokku ja hakka tegutsema. Selleks päevaks, kui oli kätte jõudnud auhindade jagamine, sain ma endale koroona. Ja ma ei saanud sinna ise kallale kohale minna. Tüsmad kohe ja saatsid sõnumid. Kohe alguses me võtsime kategoorias parim ilu ja tervise kauplus. Ma ei taha seda. Ma tahan peaauhinda. Ja kui sa saad vaheauhinna, siis sa ei pruugi saada peaauhinda. Hakati tagasi lugema. 10, 9, 8, ei ole korda. 7, 6, 5, ei ole. No 4, ei ole. 3, ei ole. No siis 2, ei ole. Ja Indrek on vaikus. Ma ei näe just. Infot ei tule. Kuni tuli see kõne, et me võitsime esimese koha. Ta raske sõnadesse panna, kui tähtis see auhind mu jaoks on. Sest kogu meie tiimiga tehtud töö sai kroonitud imelise auhinnaga. Kuidas siis saada parimaks poeks? Ja siin on mõned tipid, mida ma saan sulle soovitada. Leia oma valdkond, mis on tõeliselt kannav, sest siis avaldub sinu tõeline potentsiaal. Häälesta ennast. Ole kohal, sest nii uskumatuid lugusid saab osa klientide eludest, igavesest arvestusest. Ja leia see ambitsioon või eesmärk, mis sind kõnetab läbi päevade kannav. Sest sa võid olla parim, millest iganes sa otsustad olla parim. Aitäh! Aitäh! Teil on nii ägedaid küsimusi on tulnud. Kas sa võid küsida või? Loomulikult. Okei.
nii, mis muusikat te kuulate? Oi, väga hea. Selles mõttes, et mis mind parasjagu kas kõnetab, see võib olla pop, see võib olla metallika, see võib olla mantra, mis on selle päeva teema, mis on selle päeva noot. Kuidas tuleb selle päeva teema? Sa lihtsalt hommikul ärkad üles ja sa tead, see on see laul, mida sa vaja. Ja kui mitte midagi ei tööta, siis mantra töötab alati. Väga lahe. Nii, nüüd tulevad ikka põnevad küsimused, kõik juveelidega seotud. Mis on ehete osas kõige populaarsem kingitus naistele? Äkki mõni härrasmees küsis? Tavaliselt on see kõrvarõngas, et kuigi on meil selme, siis naisterahvad armastavad vahendada kõige rohkem kõrvarõngaid. Kas mees armastab kinkida kõrvarõngast või naine armastab kõrvarõngast? Mõlemad. Ja, meil on lihtne seda valida. Sõrmusel on suurused ja seal on teised küsimused. Arvamused kõik vastatakse. Muidugi, eriti lisast. Nii, põnev. Mis on kõige kallim mehe, mille oled müünud ja kui palju pidite selle müügiga vaeva nägema? Hea küsimus. See oli päris mitu, no ikka üle 10 000 euros, päris kallis toode. Mis see oli? See oli kaelagi. Aga lihtsalt, et nagu, et seda müüa, sa pead leidma selles inimeses, mis on see, miks ta seda otsib. Et sa pead leidma selle väärtuse või selle, mis on see tema sees, mis aitab sul teha seda müügitööd, et mõnikord võib olla müügitöö 5 minutit ja teinekord võib olla 50 minutit. Et see on hästi erinev, sõltub hästi kelle kliendist. Ja küsimus nüüd minult. Nii huvitav. Mis on sinu lemmikehe? Mis on sinu aegades ütlesid, et see oli mingi äge lugu, et kus sul see kõik see armastus on tulnud, on ju. Aga mis on sinu elu lemmikehe? Praegu ma võitleks seda, et seda käevägeed ma kannan kõige rohkem iga päev, sellepärast et selles on nagu armastust, selles on pärlid, selles on ebakorrasupärasust, et täpselt selline nagu iga päev on, et sa ei tea, mis on ette, et samas on ühtepidi väga lihtne. Seda on väga inspireeriv. Aitäh, Kande, sulle ja et sul ikkagi jätkub seda energiat, mõned vitamiinid.